Nii, teeme kiire nädala ülevaate ja alustame uudistest, vaatame üle, mis meil tuleva nädala siis ees ootamas on. Esmaspäeva kohta muud erilist olulist ei ole, on Saksamaa uudis, Balance of Trade, punase kosta uudis. Ja on kerges tõusutendentsis. Uus oodatud tulemus on 21, eelmine oli 20,7, üle-eelmine 19,2. Ehk et oodata tõusutendents ja siit võiks jätkuda veel tõusu siis eurole ja rohkem euro kohta uudiseid esmaspäeval ole. Forex Factory siis esmaspäeva kohta ei näita mitte midagi. Edasi teisipäev on meil tulemas Briti naelale retail sales, vaatame siia sisse korra. Kerges langustendentsis 3,1 üle-eelmine, eelmine 2,5 ja uus ootus on 2,4. Ehk et ootaks siit siis langust. Ehk et nüüd võiks siis lõpuks tulla kerge pööre turgudel ja võib-olla saab siis alguse see alles teisipäeval. Aga siit siis GBP kohta ootaks ka siis negatiivset tulemit. Teisipäeval vaatame Forex Factoryt, on USA dollarile, on Job Opening, see on siin olemas. Ja vaatame siin Job Openingsi uudisesse sisse. On kerges langustendentsis 8,156 üle-eelmine, 7,6 eelmine ja uus oodatud tulemus on 7,5 ehk justkui tahetakse siis positiivset tulemit, kuigi on siis ka küllaltki märkimisväärses languses ikkagi ka USA dollar veel. Et siin keerukas ette ennustada, ette aimata, mida siit siis oodata täpsemalt võiks. Et selle tendentsi järgi praegu lihtsalt vaadates siis pigem negatiivset suunda. Ehk et dollar siis ka teisipäeval veel võiks kerget langust näidata. Edasi kolmapäev on meil tulemas siis eurotsooni kohta Hispaaniast erinevad retail sales uudised, vaatame aastalõiget. 0,9 üle-eelmine, 4 eelmine ja 3,2 on uus oodatav tulemus, ehk et on justkui positiivse hõnguga, võiks oodata siis positiivset lüket. Peale sükast suurt langust võiks tulla siis lõpuks korrektsioon. Edasi tulemas siis kolmapäeva peale USA dollarile inflatsioonimäära uudis ja CPI. Et kolmapäeval siis tasub tähelepanu pöörata. Et CPI on siis tulemas, et selleks kas siis tehingut sulgeda või vähemalt break-evenisse viia. Inflatsioonimäära koha pealt on siis kasvutendentsis ja oodatakse 0,3, ehk et kui tuleb suurem kui 0,3, siis on positiivne ja siin on justkui positiivne lüke sisse antud, ehk et dollar võiks siis taastumisele pöörduda. Vaatame, kas CPI ka näitab. CPI on siis ka kasvutendentsis 3,15, üle-eelmine 3,17 eelmine ja uus ootus on 3,19. Selle puhul ütleks siin, et negatiivne mõju, et uus oodatud tulemus on viidud üpriski kõrgele, et võiks tulla siis CPI, võiks tulla negatiivne. Vaatame siit ühte inflatsioonimäära uudist USA dollarile veel. Kasvutendentsis ja näitab siis positiivset lüket, positiivset mõju. Vaatame CPI teist uudist. Ka kasvutendentsis ja 3,20 on uus ootus. Üle-eelmine 3,17, eelmine 3,19, ehk et kui tuleb kõrgem kui 3,20, siis on positiivne, et inflatsioonimäära uudised viitavad positiivse lükkele. CPI esimene küll negatiivset ja CPI teine ka pigem negatiivset, aga ise olen ka siis ootuses, et dollar võiks nüüd hakata pöörduma ja peale seda pikka langust võiks siis teha endal korrektsiooni. Core inflation, vaatame aastalõiget. Ka täpselt samamoodi kasvutendentsis ja justkui siis positiivse noodiga, ehk et võiks dollar ka siis kolmapäeval tõusu meil näidata. Ja siis on tulemusel Kanada dollarile
on langustendentsis 3,25, 3 ja uus ootus on 2,75. Ehk et niisugune nii ja naa. Kui tuleb sama number, siis on see ka pigem negatiivse mõjuga. Kui tuleb kõrgem, siis on positiivne. Jah, siis on positiivse mõjuga ehk et Kanada dollar võiks siis nagu tõus olla. Aga kui USA dollar tõuseb, siis Kanada dollar võiks langeda. Ja CPI uudised ja inflatsioonimäära uudised siis on ka enne New Yorgi sessiooni algust. Meie kella järgi siis. Ameerikas peaks olema nüüd juba siis kella keeramine toimunud. Et sellepärast ka see väike nii-öelda ajaline nihe. Vaatame Forex Factorit korra üle, uudiste kattuvus sama. Kanada dollar näitab siin rohkem punasega vastu uudiseid, ainuke mille tulemust näeme, siis on siin see sama uudis, mida me just vaatasime. Edasi neljapäev, eurole on tulemas siis kui noo kõne ja rohkem uudiseid eurotsoonile ega mujal ei ole ja ülejäänud on siis USA dollari uudised. On siis töötusmäära uudised ja jätkuv töötusmäär. Vaatame siia sisse, 242 üle-eelmine, 221 eelmine ja uus ootus on 225, ehk et on langustendentsis ja siis uus ootus on kõrgem kui eelmine tegelik, ehk et võiks tulla ka siis positiivne. Jobless claims 4 nädala keskmine 224, 224,25 ja uus ootus on 228, ehk see uudis annab meile siis pigem negatiivse suunise dollarile. Ei, positiivse tähendab, jah. Positiivse suunise, et uus ootus on viidud küllaltki kõrgele, ehk et see number ei saaks ületatud ja siis dollar saaks omal positiivset hõngu juurde. Kui tuleb 228, midagi, siis on negatiivne mõju. Jätkuv töötusmäär 1,855, 1,897 on kasu tendentsis ja uus ootus on 1,910 ja kui tuleb kõrgem kui oodatud tulemus, peaks on negatiivne, siin oodatud tulemus on viidud ka küllaltki kõrgele, ehk et võiks tulla siis positiivne. PPL vist äkki ei näidanud tulemit, isegi näitab 0,5, 0,4 on langustendentsis, ehk et ootaks ka positiivset küll, aga see võib tulla negatiivne. Tuleb täpsemalt siis oodata, mis see tegelik pilt on. Ja neljapäeva kohta ka siis USA dollarile, kui noogõne siin Forex Factoris ei kajasta punasega vastu uudisena ja ülejäänud uudised siis ka kattuvad. Ja viimasena reede on meil tulemas siis GBP-le. GDP uudis võtab aastalõike 1,1 üle-eelmine, 1,5 eelmine ja uus ootus on viidud 1,2 peale, ehk et siit ootaks siis positiivset lüket, mingisugust pullbacki korrektsiooni siis Briti naelale. Ja võtame Goods Trade Balance, see on siis üleüldine, miinus 18,9, miinus 17,45 on siis kasvutendentsis, ehk et miinus väheneb ja ootus on viidud siis 18,6 peale, ehk et ka niisugune positiivne suunis on antud, ehk et peaks tulema siis madalam ehk vähem kui see miinus 18,6. Nii, non-EU Goods Trade Balance miinus 7,19 oli üle-eelmine, eelmine 6,1 ja konsensus on viidud miinus 8 peale. Ehk et võiks öelda, et selge siis märk, et tahetakse GBP-le, siis anda positiivset lüket. Suure tõenäosusega terve nädala suhtes siis, kui meil toimub trendi pöördumine, et mingisugust taastumist ehk siis pullbacki tekitada anda reedese peale. Nii, ja Forex Factory kajastab meil siis sama GDP uudist.
USA dollarile on siis tulema Michigan Consumer Sentiment 71,1, üle-eelmine 64,7, eelmine ja uus ootus on 64 peale, ehk et võib tulla negatiivne, et on päris tugevas langustendentsis. Ja Forex Factory kajastab ka samu uudiseid. Et ilusti kattuvus olemas, ühtegi sihukest ebakala uudiste osas näha ei olnud. Jah, siin ilusti ka siis pühapäeva peal kirjas Daylight Saving Time Shift ehk et siis kella keeramine. Nii Kanada dollaril kui USA dollaril. Nii, edasi graafikutele. Võtame weekly vaate. Vaatame dollarindeksit. Eelmise nädala kohta sai siis puhtalt küünla pilti vaadates arvestada. Võtame need noolekased eest ära. Et dollar võiks jätkata tõusu. Vaadates lihtsalt küünlapilti, weekly küünlapilti. Seda eelmise nädala siis alast murti välja poole, kuid meil see langustendents oli siis juba siin alguse saanud, ehk et turg oli juba siin languses ja meil lihtsalt siin eelmine nädal, mitte nüüd see lõppev, vaid eelmine nädal siis oli kerges tõusus ehk tehti pullback ja seesama langus nüüd siin päris võimsalt, võiks öelda võimsalt, jätkus. Ja oleme nüüd jõudnud ka siis, vaatan kohe, mis mul siin see roheline ala ei olegi. Mäletagi, mille järgi ma selle panin. Võtame praegu just ära. Äkki mingi suurem support resistant ala. Aga kasutades siis FIBO tööriista või siis ütleme Gunboxi, siis ootaks turgu tulema veel allapoole. Suures pildis, vaadates dollarindeksit, ootaks veel tulema allapoole, et korjaks ära siit likviidsuse, aga see ei pruugi juhtuda järgmine nädal. Tuleviku suunas ootaks teda allapoole. Ehk et turg tuleks, siis meil siia alasse sisse. Ja kui FIBO pilti võtta, nii, paneme niimoodi, siis ootaks turgu tulema siia alla Golden Zone'i ja ideaalis käime ka siin põhja peal ära maksimum jõudmise 88 alani. Et siit saaks reaktsiooni, aga ma olen weekly vaates ja see on väga-väga pikk jooks. Et meil on turvaline praegu langustrendi, siis liikumine on ilusti siin FIBO 50-ni ja on ka meil siin siis weekly vaates siin ekstreemumis FIBO 50 juures olemas ka fair value gap ehk et auk turul, tühimik, kuhu poole turg võiks veel liikuda. Ja nüüd meil lõppev nädal on siis üli tugevas languses, karud on korralikult pildis ja ootakski siis seda nädala vaates suuremat vastupanu meil siin põhjas. Oleme ka murnud eelmisest siit punktist läbi, kus võis oodata mingisugust ostjate vastupanu, ehk et ostjad ideaalis siin põhjas oleks võinud siis mingid hambaid näidata, aga seda ei juhtunud. Ja nüüd ootaks turgu tulema siia alla weekly supply demandini välja ja fair value gap siis toetab seda, et tõmbab allapoole just kui magnetina. Daily vaates terve nädal on olnud languses, esmaspäevast alates kõik 5 päeva, ilus langus. Ja oleme jõudnud nüüd siia daily fair value gapi sisse ja näeme siin ka mingisugust reaktsiooni. Tulev nädal võiks ka nüüd olla siis pöördeline, ehk et turg võiks minna korrektsioonile, tõmmata siin FIBO peale, paneme wikist wikini, tõmmates FIBO peale, siis ootaks turgu tulema tagasi vähemalt siiani, et order bloki teemadesse tuleme, hidden order block siin punktis ka, on tekkinud just samas alas, kus murti viimasest nii-öelda siis resistantist läbi, siin daily vaates ja jäi siia ka siis see hidden order block maha, ehk et võime siin siis näha vastupanu või ka siis uuesti pöördumist. Aga turvaline niuke kauplemismaa, kui turg pöörab ennast ringi, siis turvaline maa meil ilusti siiamaani liikuda. Edasi ootaks turgu tulema meil siia Golden Zone'i. Golden Zone klapib meil ka siis sise svingpunktiga, et kuhu maani siis turg võiks tulla, et nii-öelda suuremas pildis küünlad kohtuksid. Ehk et turg võiks siit tulla ülesse, küünlad kohtuksid ja siis jätkata alla liikumist.
Ja viimane peatuspunkt on meil siis, saame siia peale märkida, eelmised supply demand alad on siis ilusti läbi käidud ja on meil siin viimane supply demand ala. Ehk et kuhu turg võiks siis tulla. See on viimane kaitsepositsioon, siis müüjate puhul. Vaatame 4 tunni peale sisse, siis mainitud nii-öelda see hidden order block siin 50 ala juures. Paneme lihtsalt siia range. Ehk et kus me võime näha mingisugust vastupanu, kui turg siia tuleb, aga ootaks turgu minema siit veel kõrgemale ja maksimum ära käimises seal daily supply demand alas. Loomulikult on meil 4 tunni peal ka, mida daily peal meil näha ei olnud. Daily peal kõik üks liikumine, lihtsalt fair value cap'id. Siis 4 tunni peal on meil lisaks fair value cap'idele näha nii-öelda order block või supply demand ala, jääb siin mitu nime. Ja ka siin üleval juba järgmine supply demand ala. Ja siin ka, kus turg siis sees käinud ei ole. Ehk meil on mitu supply demand ala ühes koos. Ja lõpuks siis siin ekstreemumis 4 tunni supply demand alad, kuhu turg võiks jõuda ja kattuvad ilusti daily supply demandiga. Üldpildis ootaks turgu langema veel uudiste toel, siis ootaks korrektsiooni. Võtame daily pilti korra tagasi. Uudiste vaates ootaks korrektsiooni, et 2 erinevat stsenaariumi, mida ootaks turult tegema, kas turg tuleb siia või läheb siia ülesse välja. Joonistame tegelikult siia mõlemad peale. Stsenaariumi ühe alla käivad need mõlemad siis. Oleneb kuhu poole turg minna tahab. Teine siis tüüp on see, et turg jätkab enda langemist ja alles siis võime näha korrektsiooni. Et põhi tähelepanu siis fokusseerib meile ka sellele, mida turg nüüd siin teeb, kas ta alustab siit pullbacki, alustab tõusu või jätkame langemist. Et tuleb jälgida. Ja märgiline ala, siis võiks öelda selle jaoks on see, kui meil daily vaates, siis sulgub küünal allpool seda supply demand ala. Kui ta lihtsalt vikib ära, siis võime siit käia allpool ära ja jätkata üles liikumist. Need tuleb vaadata siis seda täpsemat pilti. Nii, tulles edasi GBP USD peale, siis samasugune pöördvõrdeline pilt meil GBP peal, mis oli USA dollaril. Võtame siit ka need eest ära. Et turg oli suht sirgjooneline, oli meil suhteliselt siuke dodgy küünal seda eelmine nädal ja nüüd see nädal, mis meil lõppemas on siis korralik bullish, ehk et see sama pullide liikumine, mis siit sai alguse, see jätkub. Ja weekly vaates, vaatame kohe, kas me siia saame, kus maal, kui kõrgel see on. Weekly vaates oleme ka siin weekly siis supply demand alas sees. Märgime siia nii täpsemalt peale ka. Oleme weekly supply demand alas sees ja on ka meil siis veel üks supply demand ala, et see liikumine siis kattub ilusti ka dollari indeksiga on ekstreemumis. Ja samamoodi siis nagu dollaril oli siin keskmaa peal oli hidden order block, siis meil on siin ka supply demand ala, order block ilusti olemas, kus ka nüüd turg hetkel juba passib. Siin on varasem sisestruktuuri põhi, kuhu maani turg ootaks, Fibo peale tõmmata, vikist vikini. Nii, vaatame, kas me saame siia kõige põhja. Nii, siis oleme nüüd ka üle 50% juba tõusunud. Ehk et ilusti oleme siis müügitsoonis sees, kust vaadata müügitehingut suures pildis. Väikostu. Kõik oleneb siis ajaraamist, et kõik on suhteline. Ja weekly ajaraamel osaliselt kattub ka siis meil weekly Fibo golden zone'iga, ehk just siit see osa, et kumani turg võiks tulla, see oleks esimene reaktsiooni ala, et kus siis võiks oodata turu liikumist. Võtame siit Fibo pealt ära. Vaadates on lihtsalt weekly pilti, weekly küünapilti oleme tugevalt bullish. Võiks oodata korrektsiooni, on meil siin siis, nii polegi varasemalt peal märkinud, weekly supply demand on meil siin, nii vale asi tuli. Katsume õigesti nüüd kätte saada.
nii tund. Nii, vaatame, korrigeerime uuesti ära. Vaatame uuesti selle supply demand ala. Nii. Ja paneme siia weekly ai. Nii, korra tegema pausi. Nii. Uuesti tagasi. Et oleme see weekly supply demand on meil siin olemas ilusti ja allpool ühtegi weekly build'is ei ole. Ehk et turgu võiks oodata siiapoole siis põrkasse tulema. Vaatame daily vaadet, ootaks edasi siit siis tõusu. Küll aga näeme ka siit daily ja sellest suuremast weekly supply demand alast siis juba mingisugust reaktsiooni, peatumist ja on meil siin ka siis varasem müüjate tugev siuke agressioon olemas ja on ka siin ekstreemumiste siis olemas. Ehk et GBP-l täpselt nii nagu dollarindeksil mitu stsenaariumit, mida siit välja võiks mängida. Vaatame, kas me siin daily vaates saame siit teha täpsustuse veel selle supply demand ala osas. Nii, siia selle ja müügi poole pealt. Siin on ka nihkesse läinud, siin on puutumata, pole üks sees, hästi pisikene fair value gap on siin vahel, aga sellega poolest nii-öelda siis väike korrektsioon siia supply demand alale. Ehk et oleneb sellest, kuhu poole turg meil siis avaneb nädala alguse poole, mitu stsenaariumit välja mängida. Kas GBP siis nüüd tuleb pöördesse, tuleme siia supply demandi sisse ja jätkame siis üles liikumist või näeme siis siit ülespoole veel minekut, ehk et minnakse korjama ülemisi supply demand ära, puutume neid ära ja siis korrektsioonile alla. Eks ka põhifookus tuleb nendele kahele osale siin. Vaatame korra 4 tunni peale sisse, 4 tunni peal on meil neid supply demand alasid siin külluses, on mingi pidurdumine ka näha ja peale sükust agressiivset liikumist võiks toimuda siis korrektsioon. Ja magnetina meil vasakul jalal on veel siin nii-öelda trendijoone likviidsus päris korralik olemas, lisaks fair value gap. Ehk et suund jääb samaks, ootus jääb samaks, tulenevalt sellest, et meil siin on nii palju neid supply demand alasid tekkinud, üksteise rodu, korralik magnet on meil siia tekitatud, siis need supply demand alad käituvad ka justkui magnetid, mis tõmbavad turgu allapoole. Ehk et põhisuund ootus oleks, et turg tuleb nüüd alla peale seda agressiivset nädalast tõusu, ootaks turgu tulema nüüd allapoole. Ja mineme siis selle turu liikumise kaasa. Kui aga turg läheb teisel poole, siis vastu ei raiu, muudame enda suunda, olen valmis loobuma enda siis esialgsest plaanist analüüsist ja minema turu liikumisega kaasa. Aga need oleks kaks suunda siis suures pildis GBP-le. Nii, vaatame edasi euro peale. Euro on ka siis terve nädal olnud tõusus, et sai oodata kahte varianti, kas turg tuleb alla, saab siit supply demand alast põrke ja siis läheb ülesse või läheb kohe siit ülesse ja siis ideaalis saab siit ülevalt fair value gap'ist reaktsiooni või kõrgemalt fair value gap'ist reaktsiooni ja turg otsustas minna ülesse ja terve see üles liikumine jäigi terve nädala liikumiseks. Et üli agressiivne nädal. Weekly vaates, ega siin pikka pidu pole, on suur tõus, ootaks korrektsiooni, oleme daily fair value gap'i sisse jõudnud ära täitnud, weekly oma on ka täidetud ja on veel siin üleval weekly siis fair value gap,
mida turg võiks veel püüdma minna ja ootaks veel siis tõusu liikumist. Täpselt samamoodi nagu GBP-l ootaks veel tõusu ja dollari indeksil ootaks veel langust, et see agressioon võiks nii-öelda jätkuda. Daily vaates on meil jah siin tohutult neid magnete, neid fair value käppe, mida turg võiks siis täitma tulla, püüdma tulla. Fair value käppide eesmärk on saada täidetud. See on fair value käppide siis põhiline ja võiks öelda ainukene eesmärk, et need saaksid täidetud. Nii, paneme nüüd õigeks ka. Aga ootaks turgu minema siis veel ülesse poole ja ega väga allapoole siin ei ole ka mõtet vaadata minna. Saabki siin daily peal selle prognoosi nii-öelda paika panna, ootuse paika panna. Oleme veel siis ka siin daily vaates, võime ka lihtsalt gunboxi tõmmata. Jõudnud nüüd üle 50%. Eelmis selle võib ära võtta siit. Siin sai põhjad ära märkida ja 50% on meil nüüd siin maal. Et oleme jõudnud ilusti üle 50%. Ja kui tõmmata peale näiteks ka Fibonacci, et vaadata meie Golden Zone'iga siis joondumist, siis täpselt siin Golden Zone'is, kus meil on daily fair value gap, on ka nüüd näha mingisugust müüjate vastupanu reaktsiooni, kuid ootaks minema turgu veel ülesse poole. Et tuleks täidaks ära siit ülevalt selle fair value gapi. Ja eurol ka täpselt samamoodi mitu erinevat stsenaariumi. Kas tuleme alla korrektsioonile, tuleme kohtume siis küünle tipuga, täidame ära need fair value gapid, ideaalis ka selle alumise siit ja siis liigume ülesse püüdma seda weekly fair value gapi või siis meie agressioon jätkub ja täidame ära selle weekly fair value gapi ennekõike. See on näha ka, et see on põhimõtteliselt juba täidetud, daily mingi suts on siin järgi, et daily fair value gap üleval veel on. Või teine stsenaariumis, et tuleme ülesse, saame reaktsiooni ja siis liigume alla. Ehk sama pilt, mis GBP uuest eel. Edasi NZD, täpselt sama teema nagu GBP-l ja eurol, siis üles liikumine oli meie ainuke suund, kuhu poole turg siis minemas oli. Ja on meil ikka veel NZD-l, siis mul punased jooned siin all on märgitud, tohutu superlikviidsus siin all pool. Et mida siis turg võiks püüd minna ja üli magus on seda siis sealt ära noppida. Põhjani, eelmise põhjani, et küünlad kohtuksid, siis siiamaani veel turg jõudnud ei ole. Saamegi siia tõmmata siis Fibo 50% ehk turvaline maa, kuhu maani turg siis võiks ennast tagasi mängida, et oleks turu liikumine enam-vähem korrektne või tervislik. Kerge tõusutrend on meil siin näha, kui see kast peale joonistada. Kerge tõusutrend on just kui see näha ja ootaks turgu tulema siia põhjani, ideaalis siia 50% vähemalt veel. Weekly vaates suhteliselt konsolideeruv, võiks isegi öelda, et võib-olla niisugune bearish flag tekkimas siis, ehk et meil oli suur langus, ehk et lipu varras ja nüüd joonistatakse siia meil lippu, ootaks teda veel siit tõusma. Kas ta nüüd tuleb siiani ja siis toimub jälle langus või liigutakse veel ülesse, ehk et jõuab siia 50% ja siis toimub kukkumine. Weekly vaates on bullish ja ei ole otseselt välja murnud ei ühele ega teisele poole. Daily vaates täpselt sama teema, ootaks välja murdumist siis ülevalt või alt. Aga daily vaates ka, nagu siin meil 1, 2, 3, 4, 5 terve nädal on olnud siis see tõus ja eelnevalt terve nädal on olnud langus. Ehk et ei pruugi veel välja murda. Nii vaata, kas me siin daily, polegi daily ühtegi. Daily supply demand, siis olegi märkida, oleme me sees käinud, reaktsioon on saadud, ehk turul otseselt ei olegi põhjus siia allapoole tulla. Vaatame korra, kas me siin allpool ka oli. Siin rohkem ühtegi kasutamata supply demand ei ole ka. Vaatame 4 tunni peale sisse.
et kas turg saab enda korrektsiooni teha. Hidden order blokis sõitis läbi, ehk et siin see võib käituda ka nii-öelda siis reverse pointina, ehk et turg pöörab siit tagasi. Või tullakse siis sügavamale ja on meil siin allpool siis 4 tunni supply demand'isid olemas oma jagu. Ehk et kus turg võiks enda reaktsiooni ja siis selle plahvatuse saada. 2 tükki üksteise all ja rohkem jälle ülejäänud on kasutatud siin 4 tunni pildis. Ja üleval pool meil ei ole mitte ühtegi 4 tunni peal, vähemalt praegu veel. On kasutatud viimane 4 tunni oma ära ja ühtegi teist veel prinditud ei ole. Ehk et siit ka mitu stsenaariumit annab siis välja märkida, mängida, ootaks turgu tulema alla ja siis ülesse jätkaks oma lipumustrit, ideaalis liiguks siis suuremas pildis siia põhjaga kohtuma või kuni siia Fibo 50-ni, et oleks turu liikumine siis tervislik. Emba kumba nendes supply demand alades siis ootaks seda pilti. Või stsenaarium 2, turg paneb siit ülesse, saame siit endale kohtumise ja siis tuleb turg jälle alla. See oleks siis teine stsenaarium. Et praegu siin kõrgemal ei ole ühtegi võib-olla tuleviku poole, siis kui turg murrab siit läbi, siis meil tekib kuskil siia joone peale, tekib meil äkki supply demand ala, kus turg võiks enda reaktsiooni saada, et jätkata jälle üles liikumist. Aga praegu siuksed siis ootused. Edasi autee. Audel ka, täpselt samamoodi nagu siis NZL ja kõigil teistel. Tõusu liikumine oli siis terve nädala ainukene liikumine suuremas pildis ja on ka siis siin allpool need supply demand alad veel kasutamata. Weekly pildis oleme siis ka täpselt nagu NZD USD-ga lipumusteris, bearish flag, turg võiks liikuda veel ja siis kukkuda. Ja ei ole siis praegu murnud eelmise nädala ei tipust ega põhjast ka läbi. Tipud pööd siin, et saada selgemat signaali, sootaks nendest punktist läbi murdmist. Supply demand on siin kasutatud, siis daily vaates ja jälle rohkem midagi. 4 tunni vaates on meil ka turg tulnud siia sisse. Hetkel ei saa öelda, et meil siia on tekkinud uus supply demand, sest siin kolmas küünal ei ole siis tekkinud ega sulgunud. Kui see siin tekiks ja sulguks, siis saaksime öelda, et siia on supply demand ala tekkinud. Praegu veel ei ole. Et põhimõte peaaegu sama nagu siis fair value cap'i lugemisel. Küll aga 4 tunni peal saame üht-teist juba oma märkida. Daily vaates nägime kerget reaktsiooni. Ja 4 tunni peal saame ka siia veel märkida siis neid huvialasid välja. Et kust me võime siis oodata turu reaktsiooni. Täpselt nagu NZL-gi, siis 2 supply demand ala üksteise all. Nii, toome selle siiamaani. Ja on ka meil NZL siis nüüd siin 4 tunni vaates olemas ka siin. Daily ja weekly peal siis seda supply demand ala ei eksisteeri. Et eelnevates 4 tunni omades ka, sest turg on pigem läbi sõitnud ja näed siin daily ala on ilusti siis reaktsiooni andnud, on likviidsus korjatud ja reaktsioon allapoole. Kuid sellest hoolimata vaatamata lipumuster nii-öelda on siis meil tekkimaas ja ootaks siis turgu ka üles liikuma. Tõmbame Fibo peale. Märgime välja veel lisaks 50% ala. Fibo on 50% siin ja eelmine põhi ka siin maal, kus siis võiks turg vähemalt välja tulla, et saaks kohtuda, et turu liikumine oleks siis terviklik. Ja on meil veel seda mänguruumi. Paar stsenaariumit saab välja mängida, kas turg murrab nüüd kohe ülesse ja siis tuleb korrektsioonile või liigume veel allapoole, tuleme täidame ära siit supply demand alad. Emma kumba, ideaalis siia ekstreemumini välja ja siis liigume ülesse. Aga seda kõik ootus, et turg ei käiks siit allpool, et seda põhja ära ei võtaks. Haid!
tuleme, saame siit supply demand alast enda vajaliku reaktsiooni. Ülespoole on okei, kui võetakse eelnev tipp likviidsus ära. Nii, GBP NZD sai oodata siis põrget ja tõusu, küll nii sugavat, nagu siin sai välja märkida seda, et toimunud. Võiks öelda, et toimus see siin. Küll turg pani siit siis esmaspäeval meil ülesse, aga siis toimus see langus ja jälle tõus. Ja ootaks siit jälle siis edasi tõusu liikumist. Weekly vaates GBP NZD on meil tugevas tõusus. Suuremad likviidsuspunktid on ka hetkel võetud. Ei olegi sealt vasakut rohkem välja märkinud, siin weekly vaates saaksime ka, siis paneme nendega. Isegi ei saa, ei olegi ühtegi kasutamatu supply demand ala siin. Vaat kus lugu. Esimene kasutamatu supply demand ala tuleb meil siin. Alles siin maal. Nii, paneme siis niimoodi. Nii, märgime supply demandi peale. See on küllaltki kaugel. Nii, lohistame ta siia teise peale. See on väga kõrgel ja väga kaugel. Siin jalas meil ei ole weekly vaates mitte ühtegi kasutamata supply demandi. Et omajagu huvitav seis võiks öelda. Kuid oleme tõusutrendis, sellega poolest suur pilt on muidugi langus ja tuleb siis see teadvustamise küsimus, et peame teadvustama ka, et kus maal me siis omadega oleme, et oleme siis suures pildis, see isegi mantli vaatesse juba, oleme jõudnud siia golden zone'i, ehk et pullback faas, võiks öelda, kui meil on siit langus toimunud, toimus pullback, nüüd jälle toimus langus ja jälle pullback. Ja kui vaadata Fiboga ka eelmist, siis liikumist, siis eelmine pullback ka toimus nibin-nabin siia golden zone'i sisse ja siis toimus kukkumine alla. Ja päris drastiline kukkumine. Ehk et me oleme jälle jõudnud siia golden zone'i, siis suures pildis GBP NZD-ga. Ehk et omajagu huvitavas alas punktis sees. Daily vaates siis oleme bullish, karud on natukene ennast siin näidan ja võiks oodata siin mingisugust korrektsiooni ka nüüd allapoole. Et meil ei ole otseselt ühtegi supply demand ala püüda ja selleks, et turg saaks minna kõrgemale, siis me peame tulema vahepeal alla, korjama kütust. Ehk et nagu meil siit need liikumised, tõus, langus, siis tõus, langus, tõus ja kui vaadata siit eelmise tipu peale tipu läistele, tuldi siis seda pullbacki tegema. Ehk et siin on jah õigust oodata turgu veel ronima, aga ootaks turgu tulema alla siia nende tippude peale, et korjame kütust. Aga paneme 2 stsenaariumi peale, mida siit oodata võiks siis olla, kas turg jätkab tõusu, tullakse ehk siis nii-öelda retesti tegema ja jälle liigub edasi tõusu suunda või siis ideaaltsenaarium, et nüüd oleme jõudnud sihukese punkti ja saame siit reaktsiooni, täpselt nagu siin eelnevki, et tulla siis alla ja korjata ära kõik need magnetid, kõik need likviidsused, et turg saaks kütust ja siis jätkame tõusu. Et GBP NZD ootus oleks siis see. GBP JPY võiksime pilli võtma, võiks öelda, et täitis mõlemad stsenaariumid, liikus nii ülesse kui ka alla. Et mõlemad stsenaariumid siis suures pildis täidetud ja mõlemad supply demand alad siis 4 raamistikus on ka kasutatud ja täidetud. Weekly pildis oleme siis suhteliselt konsolideerumas,
väga mingit selget liikumist kuskile poole ei ole. Daily vaates eelnev põhi siin. Kas meil see tipp, vaatame. Pump, jah, siin. Et võiks oodata turgu siis purustama selle tippu, et jätkata tõusu. Et oleme ka siin justkui teinud siis higher low, et turg võiks nüüd liikuda üles poole ja on meil ilusti siin ostjate siis reaktsioon turul ka olemas. On ka käinud eelnev likviidsuse haaramine siit põhja pealt, tuldud daily alasse sisse ja võiks nüüd jätkata tõusu. Ehk et GBP NZD-l siis ja jõuda ideaal siia supply demandini. GBP NZD ootus oleks siis tõus, murtaks välja sellest daily vaates. Jah, võiks öelda siia ülesse. Vaatame, kas me lähipildis 4 tunni pealt saame siit mingi parema. 4 tunni pealt võib-olla saame teised stsenaariumi siia juurde, et turg võiks tulla. Jah, me oleme siin supply demandis käinud. Võib-olla tunni aja pealt saame natukene täpsustuse. Teine stsenaarium, turg võiks tulla allapoole ja siis liikuda ülesse. Üldsuund, üldootus oleks siiski üles poole tõusu suunda, suures pildis oleme ka siis veel tõusu suunas ja ootaks siis samasugust liikumist edasi. On ka meil siis weekly supply demand üleval veel täitmata. Uuesti JPY 4 tunni peale tehti siis väike tõus ülesse, tuleme need siit ära, põhimõtteliselt need stsenaariumid kaudselt täideti küll mitte nii kõrgelt, aga see väike tõus tehti ja ülejäänud nädal siis langes. Ja on ka kõik need supply demandid siis ära kasutatud. Uuesti JPY ootaks veel langema natukene, vaatame korra weekly pildi peale. Weekly pildis oleme ka veel languses, ootaks veel langema weekly pildis, et tuleks siis rohkem siia alasse sisse. Võtame daily vaate. Müüjad, tähendab ostjate siis kohalolu ka ennast turul juba näitab, kuid sellest hoolimata ootaks siis USD JPY tuleme siia ja siit saame reaktsiooni. Siin on meil daily 4 tunni supply on täitmata stsenaarium 2. Oleks see, et turg liigub ülesse ja siis alla. Kuid põhifookus, põhisuund pigem sellele esimesele, turg alustab allapoole liikumist edasi veel. Saame siit reaktsiooni ja siis tõusu, et teiste valuutade siis analüüsid ka pigem toetavad seda ja seda stsenaariumit, et siis võiks toimuda mingi suurem korrektsioon. Uuesti CAD. Võtame siit need tekstid eest ära. Sai oodata tõusu, tuli siis konsolideerumine, täiesti loogiline, kuna meil siin ka siis tugev müüjate vastupanu on, ostjad siin üritasid on meil näidata, aga müüjad jällegi platsis. Ja selles suhtes ka täiesti loogiline, et me oleme just värskelt korjanud ära ka siis väga suure likviidsuse. Ehk et see on just värskelt saanud korjatud. Ehk et täiesti loogiline, et siis uuesti CAD-i puhul siit oodati nii-öelda seda konsolideerumist või langust. Et sai märkida ka 2 stsenaariumi peale, kas turg paneb kohe üles ei pannud, et tehti siis see korrektsioon ja see korrektsioon oligi kogu liikumine. Tulevad nädalat nüüd ootaks uuesti tõusu, on meil täidetud, välja võrratud siin siis alumine daily supply demand. Selle täitumist me vastu veel ei ootakski. Siin daily vaates meil rohkem ei ole ka. Aga ootaks samasugust liikumist siis ülesse.
ehk et selle tõusu jätkumist, et turg võiks tulla veel üles, täitisid 1 tunni supply demand ära ja siis ehk korrektsioonile. Vaatame korra 4 tunni peale sisse. 4 tunni vaates on meil siin on midagi nihkesse läinud. Nii, siin on meil supply demand ja siin põhjas on supply demand. See ülemine on siin kasutatud, ehk et seda me ei saa enam arvestada. Sellest sõitis ka turg läbi, on kasutatud. Teine stsenaarium oleks siis, et turg tuleb siia alla ja siis jätkab tõusu. Või ideaalis tuleb isegi siit läbi allapoole veel, täidab ära siit supply demandi, haarab siit põhjast likviidsuse, tuleb siia alla ja siis jätkab tõus. Aga jätan praegu siis selle pildi siia. Nii, viskan pilgu peal veel kullale. Kuld on meil tugevalt konsolideerunud, kuid tõusu trendis, tõusu suunas, midagi erilist otseselt toimunud ei ole. Et arvata võib ka, mida lähemale 3000 hinnapiiril jõuab, siis seda rohkem seda konsolideerimisseisakut just ka näeme. Et täiesti loogiline ja kulla puhul ootaks ka välja murdmist. M-kumb alast, siit tipp või põhi. Üldsuund on kullale ikkagi bullish, ehk et kulla puhul ootaks tõusu. Küll aga võime näha mingisugused korrektsioone ka ja likviidsuse haaramisi. Praegu siin isegi otseselt ei ole mingit sükast head, kuhu kuld võiks tulla, siin supply demand on kasutatud, turg on sees käinud. Võib tulla veel siia allapoole, siin väike käpp oli, kuhu maani turg on sisse jõudnud. Paneme stsenaarium ka, et turg võib tulla siia ekstreem, supply demandi ja siis ülesse. Kuid üldsuund kullal ikkagi ülesse. Ja dollar on praegu langend, euro, GBP, kõik teised on tõusnud. Suures pildis, maailma pildis tähendab see seda, et dollar on odavam, atraktiivsem, investeeritakse rohkem, USA majandus tugevneb. Ja kui vaadata see suurt maailma pilti, siis jah, USA majandus tugevneb ja mis toimub meil Euroopas, eurotsoonis. Euro kallineb, Briti nael kallineb, teised valuutad kallinevad ja kuidas selle kallinemise vastus võideldakse, on maksud. Ehk et üha rohkem koormisi pannakse rahvale, sest valuuta on kallis, see ei ole atraktiivne, keegi taha investeerida ja kuskilt on siis riikidel oma nende suurte plaanide kavade täide viimiseks raha vaja. Ja kus seda võtta, on siis tavatarbija kodanik. Et kallis valuuta, vähen huvi, raske elu. Et odav valuuta, suur huvi ja parem elu. Ja USA sinnapoole siis trügib. Väga ootan seda uudist, mille Trump ka lubas siis välja kuulutada, et USA dollari pealt ta siis tahab eemaldada eraisiku tulumaksu, personal gain tax. Et selle tahab eemaldada. Üliäge, ülivõimus võtmine ja see annab ainult USA dollarile veel hoogu ja võimendab ja teeb seda veel tugevamaks. Võt, aga selline weekly overview, selline minu vaade tuleval nädalale, natukene muud mõistujuttu ka siia sisse, et mida oodata, mida vaadata tuleval nädalalt ja siis tegutseda vastavalt ja mitte jonnida vastu trendi, vaid minna siis trendi liikumisega kaasa. Võt, mina tänan teid ja kohtume teiega uuel nädalal. Tšau, paka!